Lunastuse lugu räägib sellest, kuidas Jumal kutsub inimest, et ühendada Aadama perekond ehk inimkond taas Jumala kolmainu perekonnaga. Loo haripunktis saadab Jumal oma poja maailma, et see päästa. Püha Paulus kirjutab, kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest. Maaria on vahend, mille kaudu Jeesus siseneb ajalukku. Tema roll on päästmise loos niivõrd oluline, et seda kuulutas ette Vana Testament ning selle tegi avalikuks Uus Testament. Püha Johannes, Issanda armastatud jünger, kes võttis Maaria ristijalamil enda juurde, on kokku võtnud Maaria rolli peamised aspektid. Johannese taevane nägemus Ilmutuse raamatu 12. peatükis räägib naisest riietatud päikesesse ning kuu tema jalge all ning pärg 12 tähest tema peas. Siis saab nähtavaks teine tunnustäht, suur tulipunane lohe, kellel oli 7 pead ja 10 sarve ning ta peadel 7 peaehet. Edasi räägib peatükk sõjast naise ja lohe vahel. Kes on see naine ja lohe ja millest see kosmiline konflikt räägib? Me tunneme naist viljast, mida ta kannab. Naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauga kõiki paganaid. See on viide teisele psalmile, kus Issand kuulutab ette Messia tulekut. Ma annan paganad su pärandiks ning sa peksad nad puruks raudkepiga. Seega naise laps on Messias, mis tähendab, et naine on Maaria. Miks viitab Püha Johannes talle kui naisele? Me võiksime sarnaselt küsida, miks viitab ta Jeesusele kui karjasele, kes hoiab raudsauaga paganaid. Nimede asemel kasutab Johannes Iisraeli prohvetliku traditsiooni sümbolilist keelt. Nii nagu viide Jeesusele kui karjasele teeb avalikuks tema rolli kauaoodatud messiana, nii on ka Maaria nimetamine naiseks vihje ühele varasemale pühakirja ettekuulutusele. See on ka aja kõige esimesest ettekuulutusest, mis üldse kunagi tehti. Esimese Moosese raamatu 3. peatükis, kohe pärast Aadama ja Eeva langemist, neab Jumal mao ära ja kuulutab, ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Kristlik traditsioon on selles lõigus alati näinud esimest lubadust Messia tulekust ning seda tuntakse koguni protoevangeeliumina ehk rõõmusõnumi esmakordse kuulutamisena. Johannes võrdleb naist esimeses Moosese raamatus naisega Ilmutuse raamatus. Esimeses loos on lisaks Jumalale 3 tegelast, madu, Aadam ja naine. Ilmutuse raamatus on samuti 3 tegelast, lohe, kelle kohta öeldakse see muistne madu, keda hüütakse kuradiks, laps ehk Messias, keda Uues Testamendis nimetatakse korduvalt uueks Aadamaks ning naine. Mõlemas loos on konflikt mao ja naise vahel ning naise sünnitusvalud. Seega Maaria on uus ja tõeline Eeva. Kui Eevat nimetati kõigi elavate emaks ning ta on seda bioloogiliselt, siis Maaria vaimne emadus ületab Eeva füüsilist emadust. Ühe oma viimase teona andis Jeesus Maaria meile kõigile emaks. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale, naine, vaata, see on su poeg. Seejärel ütles ta oma jüngrile, vaata, see on su ema. Ja sel samal tunnil võttis jünger ta enda juurde. On tõsi, et Jeesus usaldab siin Maaria Johannese hoole alla ning vastupidi.
aga toimub ka midagi enamat. Miks peaks Johannes, pannes kirja ajaloo suurimat sündmust, kirjutama seejuures omaenda uuest suhtest Maarjaga, kui sellel ei oleks tähtsust evangeeliumi lugejate jaoks? Kui Jeesuse tegu ei sümboliseerinud midagi enamat, siis miks ei kasutanud ta Johannese ja Maarja nimesid? Me teame, kuidas Johannes ise Jeesuse kasvatusest aru sai, kuna Ilmutuse raamatu 12. peatükis kirjutab ta, kes on naise lapsed. Ja Lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Maarja on ema, aga ta on kuninglik ema. Ilmutuse raamatus on tal peas pärg 12 tähest, mis näitab, et tegu on kuningannaga. Aga miks kujutab Johannes Maarjat kuningannana? Oluline vihje on 12 tähte. Number 12 tähistab Jaakobi 12 poega ja Iisraeli suguharu. 12 tähte esinevad ka Jaakobi lemmikpoja Joosepi unenäos. Vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja ennäe päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Unenäo tähendus oli niivõrd ilmne, et Joosepi isa temaga tõreles. Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama? Tähed esindasid Jaakobi poegi ja seega naisel, kes on riietatud päikesesse, kuu tema jalge all ning pärg 12 tähest tema peas, on autoriteet Iisraeli 12 suguharu üle. Aga kui Jeesus valis 12 apostlit, lõi ta uue Iisraeli. Sellest alates tähistab number 12 Jumala kuningriiki, mil asutas uus ja igavene kuningas, Jeesus Kristus. Maarja on selle kuningriigi kuninganna. Me oleme harjunud Euroopa monarhiatega, kus kuninganna on kuninga naine. Aga iidses Iisraelis, kus kuningatel oli kombeks pidada mitut naist, oli kuningannaks tavaliselt kuninga ema, keda oli üksainus. Evangeeliumites, alates juba ingli kuulutusest Maarjale, rõhutatakse tihti, et Jeesus pärib Taaveti trooni. Aga kes oli kuninganna Taaveti kuningriigis? Kuninga ema. Kuninga emal oli erakordselt tähtis ja mõjukas roll ning teda kutsuti nimega Gebira, mis tähistab naissoost aadlit. Näiteks Saalomoni ema Batseba valitses kuninganna ehk Gebirahina. Pühakiri ütleb, Batseba läks kuningas Saalomoni juurde, et temaga rääkida Adonia pärast. Ja kuningas tõusis, läks temale vastu, kummardas tema ees ja istus siis oma aujärjele. Kuninga emale seati iste ja ta istus tema paremale käele. See, et Adonia otsis Batseba eestkostet, näitab, kuidas inimesed uskusid kuninganna eestkoste võimu. Ei ole tähtis konkreetne olukord, vaid sisse seatud rituaal, mis näitab, kui tähtis oli kuninga ema amet. Tegu oli õukonnas harjumuspärase sündmusega ning kuninga paremal käel istumine annab tunnistust, et Gebirah oli kuningriigis kõrgeim võimukandja pärast kuningat. Kui kuningate raamatus astub troonile uus kuningas, mainitakse alati nii kuninga kui tema ema nime. Maarja rolli Gebirahina, kuninga emana, tunnistatakse selgelt ka Uues Testamendis, kus selle tiitli annab talle Elisabet. Miks saab mulle osaks, et mu issanda ema tuleb minu juurde? Samuti näeme me, kuidas Maarja täitis enda rolli eestkostjana Kaana pulmas,
kus Jeesus tegi enda esimese ime Maarja eestkostval palvel. Aga Maarja ei ole üksnes ema ega kuninganna, vaid ta on püha ema. Ta kandis endas Jumala poega. Vanas testamendis asus Jumala auhiilgus lepingulaekas ehk tabernaaklis, mis valmistati Moosese juhtnööride kohaselt ning millele võis läheneda üksnes ülempreester kord aastas. Iisraeli pattude tõttu lepingulaegas kadus ning Jumal ei viibinud enam oma rahva keskel. Aga kui Maarja ütles, sündigu mulle sinu sõna järgi, oli Jumal taas suuremal ja intiimsemal moel Iisraeli keskel. Maarja on tõeline tabernaakel, kes on kaunistatud mitte kullaga, vaid Jumala armuga. Ilmutuse raamatus, just enne seda, kui Johannes kirjeldab naist tähtedest krooniga, avaneb Jumala tempel taevas ning nähtavaks saab Jumala lepingulaegas. Kui stseen jätkub, on laeka asemel naine tähekrooniga. Naine ja lepingulaegas on üks ja seesama. Esimesed kristlased nägid Maarjat kui lepingulaegast. See on ilmne sellest, kuidas püha Luukas kirjeldab Maarja külaskäiku Elisabethi juurde. See on paralleelne looga 2. Samueli raamatus, kus Taavet läheb seaduse laegast tooma. Taavet võttis kätte ja läks Juuda paalasse, nii nagu Maarja asus teele mäestikku Juuda linna. Olles teadlik enda vääritusest, kasutab Taavet peaaegu täpselt samu sõnu nagu Elisabet, öeldes, kuidas võib issanda laegas tulla minu juurde. Issanda laegas jäi 3 kuuks Oobed Edomi kotta, nii nagu Maarja jäi 3 kuuks Sakariase kotta. Taavet hõiskas, nii nagu Elisabet hüüdis suure häälega. Taavet hüppas, nii nagu laps hüppas Elisabethi ihus. Luuka sõnad Maarja kohta on nagu kalliskivid. Neid on vähe, aga nad on rikkalikult ilusad. Laeka roll Vanas testamendis oli vahendada Jumala ligiolu Iisraelile ning Maarja roll on kanda Kristust maailma. Kui laekal, mis koosnes kullast ja puust, oli Jumala kohalolu vahendamise tõttu säärane aupositsioon, ei ole imekspandav, et Maarjal on Uues testamendis ületamatu au. Laegas sisaldas lepingulaudu, mannat ja Aaroni keppi ning Maarja kandis enda üsas Jeesus Kristust, kes on uus seadus, tõeline leib taevast ning tõeline ülempreester, kes ohverdab enda elu meie eest. Vanas testamendis oli laegas ka võimas relv Iisraeli sõdades. 4. Moosese raamatus kirjutatakse, et iga kord, kui laegas teele läks, ütles Mooses, tõuse issand, et su vaenlased hajuksid ja su vihamehed põgeneksid su palge eest. Sellest näeme me, kuidas laegast seostati Jumala kohaloluga ning kuidas sellest loodeti abi sõjas. Jeeriko vallutamisel kanti laegast ümber linna 7 päeva, kuni linn langes ilma lahinguta. Tõotatud maa oli taeva eelaimdus ning sinna jõudmiseks peab kirik tänapäeval spirituaalseid lahinguid. Nendes lahingutes on Maarjal otsustav roll. Nagu me lugesime Ilmutuse raamatust, algas taevas suur sõda siis, kui nähtavale ilmus lepingulaegas, kes võrdsustati Maarjaga. Me ei pea kartma. Pühakiri ütleb, et naisele anti kaitse ja võim lohe vastu, kes ei saa temast võitu.